Mõnikord üritatakse oma argumenti teha tugevamaks, väites, et millegi tagajärjed viivad põhimõtteliselt ühiskonna hukuni. Sellist demagoogia võtet kutsutakse nimega libe tee või siis inglise keeles slippery slope. Mis see tähendab? See tähendab põhimõtteliselt, et millegi tagajärjed puututakse ebaproportsionaalselt suureks ja hirmuäratavaks, lootes siis inimesi neid rohkem uskuma panna. Võtame ühe näite. Kujutame näiteks ette, et rääkides maski kandmise kohustusest keegi teeb sellise argumendi, kus ta ütleb, et kui me praegu laseme ennast sundida maski kandma, siis me anname ära mingi isikuvabaduse. Järgmisena aga oleme täielikult valitsuse kontrolli all ja meil võidakse ükskõik mida peale suruda. Mis selle argumendiga valesti on? Nagu näha, siis ei ole kuidagi põhjendatud, miks sellised tagajärjed peaksid tulema. Ei ole näidatud, kuidas ühiskond täielik kaosesse läheb või miks järsku kõik meie isikuvabadused peaksid kaduma. Samas aga jäetakse sellist argumenti mõnikord uskuma, sellepärast et see tagajärg tundub lihtsalt liiga suur ja hirmuäratav. Kuidas sellisele argumentile vastata? Esiteks võiks näidata, kui palju on need kahjud proportsioonist välja viidud ning siis näidata, kuidas ei ole antud mingit seletust nende jaoks. Või siis tõestada, et päriselus selliseid tagajärgi ei tuleks. Näiteks me oleme varemgi andnud ära mingeid oma isikuvabadusi avaliku huvi kaitseks, aga siiski elame praegu ühiskonnas, kus meie vaba valik oleks täielikult kadunud.